I, S, S, I, I, S, V, E, L. No ma ei tea, mis siis veel? Alustan teed Leevikülla, kus olen kohtumise kokku leppinud MTÜ klubi 6 jalal perenaise Maivi Lehisega. Eemal näen hobuseid ja see on kinnituseks, et olen sihtkohale juba päris lähedal. Sõidan autoga mööda ja hobused tõusevad, nagu oleksin oodatud ja hobuste poolt sedaviisi tervitatud. Taluhoovi jõudes on naine mind juba ootamas, malbe naeratus näol. Teeme omavahel tutvust ja siis annab ta mulle jalga soojad villased sokid ja värvilised kummikud. Minu tennised ei kõlbavat maal kuskile. Tõmba nagu uued potikud jalga ja asun Maivi ja tema kitsekarjaga metsa poole teele. Kuidas teil tekkis armastus hobuste ja loomade vastu? Minu soontes voolab natuke mustlase verd. Ja see ongi see nii-öelda allikas, kus see armastus siis tuli? Ja ma arvan küll, et see on see põhjus, et juba vanaisa olla armastanud hobuseid. Ja kui kaua te üldse siin loomi pidanud olete? Siia me kolisime aastal 99, aga meil olid juba mõned loomad kaasas. Meil olid kaasas mõned sead, mõned hobused, mõned kitsed ja nii me tulime 99. siia, aga enne seda me elasime Võrumaal ja oma esimese hobuse sain soetada aastal 93. Klubi nimi 6 jalal sündis aga tänu Maivi suurele lugemishuvile. Nimelt õppis ta lugemise selgeks juba enne kooliminekut. Korduvalt sai sealhulgas läbi loetud ka Elar Kuusi 1978. aastal avaldatud raamat Välek Vibulane. Raamatukangelane kohtas oma teekonnal kummalisi hõime, sealhulgas ka hirmutavaid kuuejalgseid. Aga need, kes olid 6 jalal, need olid tegelikult hobuste seljas ratsutavad inimesed. Mõtlesin, et kuidas ma selle nime nagu panen, et 6-jalgsed ei tahaks panna, see nagu mõnele seostub ämblikega ja siis ma otsustasin, et nii nagu sonett 4 käel võiks olla klubi 6 jalal. Maivil on hetkel 12 hobust ja esmapilgul lugematu arv kitsi. Tegelikult teab perenaine kõigi loomade nimesid lausa une pealt ning võib rohkemal või vähemal määral pajatada ka nende iseloomust. Hobuse nimega on hästi lihtne. See pannakse niimoodi, et täku esitähe järgi pannakse varsale nimi. Näiteks ühe täku nimi oli Iceberg ja siis minu mära, kes Icebergi juures käis, sai temalt märavarsa. Ja sellele märavarsale sai pannagi nimeks näiteks Assortii. Siis on, kes meil veel on, kelle juures me veel oleme käinud, Sõmerpalus Pärna juures, selline täkk, kelle nimi oli Pärn, nagu puu. Ja siis temast on meil 3 varssa, need on Prii, nagu vaba Prii, Purga, mis tähendab tegelikult lumetorm Põhja-Venemaal. Ja 3. on siis Pööris, kes ei ole tegelikult sugugi Pööris, kelle võiks rahulikult panna taskusse või padja alla, nagu kommi. Mis loomi peale hobuste teil siin veel leidub? No me oleme nagu aru saanud, et me kõnnime siin ja meil on kaasas umbes 64 kitse, kes on aastased ja vanemad. Ja 53 talle, kes on siis sündinud sellel aastal. Ja nendel, kes on sündinud varem, aastased ja vanemad, neil on kõigil nimed. Talledele ma ei ole jõudnud veel nimesid mõelda ja võib-olla ma ka ei mõtlegi. Tema näiteks siin on Sushi. Nüüd ma peaksin hüüdma neile kõvasti. Kipi, 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 tule! Kipi. Nii, natuke peaks leivakotiga krõbistama, siis nad tulevad. Nüüd tuleb siit Renomee. Ja siis on meil ikka siin ustavalt
koos meiega Atsko number 21 ja väikesed kamerunid. Jaa. Kuidas need kõik nimed üldse pähe jäävad? Ma ise panen need nimed ja tegelikult, no vaatame, Laura, eks ole, et sinu jaoks tunduvad nad kõik ühte nägu, nagu, ma ei tea, hiinlased või kasahid, eks ole. Tõsi? Aga minu jaoks on nad kõik isiksused. Ma olen väga paljude juures viibinud, elanud laudas lausa, kui on poegimise aeg. Ja siis aidanud neid ise ilmale, ise söötnud ja siis ma tean täpselt tegelikult mitte ainult nime ega nägu, vaid ka nende iseloomu ja kes on nende ema, mis neist nagu võiks tulevikus saada näiteks. Milles seisneb aga klubi 6 jalal erilisus? Nimelt toimub kõik looduses. Väike jalutuskäik koos kitsekarjaga või unustamatu retk hobuse seljas. Soodsa ilma ja piisavate oskuste korral võib hobumatk toimuda ka hämaras, kuuvalgel. Mis on aga klubi 6 jalal peamised tuluallikad? No ongi kitsed ja hobused, tegelikult, mõlemad. Ja, et külalised saavad meil siin maitsta igasuguseid kitsepiimatooteid ja siis, kui neile meeldib, saavad kaasa osta. Kitsepiimajäätist näiteks saavad maitsta, aga ka juustu, vorsti, piima. Milliseid teenuseid klubi ratsutamishuvilistele peamiselt pakub? Ratsutamist algajatele. Vaata, meil on siin sellised paksud metsad, natuke on ära raiutud juba, aga ikkagi saab privaatselt ratsutada, et kellegi tuttav ega naabrimees ei näe, et oi, et kuidas tal nagu alguses ei tule üldse välja või midagi, et rappub seal sadulas. Ja sellega on ka huvitav, et inimesed mõtlevad, et nad tulevad siia ja neile näidatakse loomi. Aga mulle tundub vahepeal, et see on natuke vastupidi, et loomadel on just huvitav, et neile tuuakse, näidatakse inimesi. Kipi, tule! Kipi, tule! Kipi! Vaadake, kuidas nad on nüüd siia üles rivistunud tee äärde. Tegelikult nad hommikul käisid juba sellisel hommikusöögil ära, tegid tiiru oma ette sellel ajal, kui meie ratsutasime. Täna olen siis juba 2,5 tundi olnud sadulas ja nagu elan edasi, et ei tunne ennast kuidagi nagu nadisti selle pärast või väsinult. Pigem see annab energiat juurde, kui sa saad suhelda koos loomaga, et hästi huvitav töö. Ma pean nagu väga kiiresti aru saama sellest inimesest, kes sealt autost välja hargneb. Kohe nagu tabame ära, et millise hobusega ta kokku sobib, kuidas seda matka nagu läbi viia, et millise raja peale minna, millises tempos. Et noh, see ei ole väga nõrkadele selline töö. Ja kui rääkida ratsutamisest üldiselt, siis kellele see ala üldse sobib? Väga lai on see, kellele ta sobib, sest me oleme siin varasemalt teinud koostööd hipoterapeudiga, Tiiu Soodlaga, ja siis meil käisid siin ka Maarjakülast, isegi ratastooli inimesed, noored ja lapsed ja täiskasvanud. Et meil oli nagu selline suund ka siin, aga nüüd on põhiliselt jäänud siis ratsutamine, kitsed, kalkunid. Milliseid hobumatkasid siin pakute? Tooge mõni põnevam näide. See tegelikult ikkagi kujuneb nagu välja. Et on küll selline nagu isu tekitamiseks pandud need paketid kodulehele, aga me ei tee kunagi seda ratsutamist nagu iseenda pärast või nende pakettide pärast, vaid me teeme seda ikkagi inimese pärast. Ja kõige põnevamad paketid, kui sa küsid, on need näiteks kurameerivatele paaridele, kes alles õpivad teineteist tundma. Me oleme läinud ka õhtul täiskuu öösel välja siia. Siin on taga üks järv, kuigi sinna on suure kaarega minna, aga me oleme teinud selliste kuupaistel ratsutamist ja siis see on selline niivõrd emotsionaalne, et siis see on ka näiteks noorpaarid juba
käinud ja siis nad kaovad ära mõneks ajaks, paariks aastaks. Mõtled, et ei tea, mis nendega nüüd juhtus, et väga tore oli ratsutada ja siis nad ilmuvad nagu paari aasta pärast välja ja on juba 1 või 2 pisikest last olemas, eks ole, et see on selline väga emotsionaalne mõju on sellel või selline, nii nad on mulle rääkinud. Ja kuidas siin nüüd on, kas seda ratsutamisteenust nii-öelda pakutakse aastaringselt või talvel on nii-öelda vaiksem periood? Seda ratsutamisteenust pakutakse siis, kui on sobiv ilm. Vahet ei ole, kas ta on kevad, suvi, sügis või talv, et kui ei torma, kui ei saja, kui ei ole libe ja parmud, putukad ei taha ära süüa, siis me oleme ikkagi hobused saduldanud ja läinud siia metsa. Ja metsas on rahulikum ka, seal ei ole nii palju, ei puhu tuul peale, putukaid ei ole ja päike ei paista lagi pähe. Kas inimesed leiavad siin selle talu ülesse? Aga meil on ka tihtilugu niimoodi, et toimib see võsatelegraaf, eks ole. Et mõned inimesed, kes siin on käinud, räägivad oma sõpradele ja tuttavatele ja siis need ei usu et selline asi on võimalik, et on olemas, et niimoodi metsas ratsutatakse ja öösel kuuvalgel ja täiesti algajad ja et mis asja, et mõnes teises tallis, kui minna küsima, ma olen neile öelnud, et ärge mingil juhul astuge kusagile peenesse eurotalli sisse ja nõudke, et me oleme algajad, et me tahame nüüd minna kuuvalgel kusagile metsa ratsutama, et siis teile kutsutakse mingites vastavates värvides auto kohe järele. Et siin me oleme seda teinud ja siis nad on seda rääkinud ja nende sõbrad, kes pole vist seda uskuma jäänud, need on siis tulnud siia koha peale vaatama, et kas see tõesti vastab tõele, et Kui kitsed olid leidnud endale kõige rohkem aasa, kus suupoolist hankida, suundusime hobuste juurde. Andsin aukartust äratavatele ja uudisimulikele hobustele renessansse Mati paar kääru leiba. Seejärel suundusime aita, kus laud täitus hetkega hea ja paremaga. Soe kitsejuust ja mis kõige parem? Jäätis. Kitsepiimast tehtud jäätis, millele ei saa vastu ükski poeletil pakutav külm maius. Oli see vastu elamust täispäev. Te kuulasite saadet Mis siis veel? Mina olen Laura Kalam, kuulmiseni. No ma ei tea, mis siis veel?